eluiga on väga oluliselt tõusnud, et me ka siis oleksime, meil oleks energiat, meil oleks rõõmu, meil oleks tegutsemisrõõmu, et me ei oleks virisevad vanamutid. Mina ütleks, et see eesmärk võiks olla, et võimalikult tervena elada selle hetkeni, kui sa sured või lahkud. Omegat surmani, magneesiumit ka põhimõtteliselt surmani, kui me oleme 45+. Ideaalmaailmas peaks inimene hakkama mõtlema oma pikaealisuse peale teismeas. Nagu sina. Vähemalt, nagu mina hakkasin. Mitte nagu mina 48. Et siis on, nii et kui keegi meid kuuleb, ükskõik mis vanuses sa oled, nüüd on hetk hakata selle peale mõtlema ja elama siis juba paremat elu, eks ju. Tere, sa vaatad ja kuulad podcasti Rokkides 100, meie oleme Kaidi ja Britt ja tänane episood on sulle, kui sa tahad teada, kuidas pöörata aega 10 aastat tagasi või veelgi rohkem, kuidas elada tervena ja õnnelikuna 100 või suisa 120 aastani, mis on kronoloogiline ja mis on bioloogiline vanus. Me räägime happy agingust ja me oleme täna Britiga endale külla kutsunud Happy Aging kliiniku asutaja ja tegevjuhi Siret Liivamägi ja Happy Aging kliiniku arsti Keter-Mii Jalakas. Tere! Tere! Nii tore, et te tulite. Aga hakkame siis arutama seda väga põnevat teemat, sest et ma saan aru, eestikeelset vastet sellele anti-aging ja happy agingule me ei ole väga head vist leidnud, et seda niimoodi mugavalt kasutada. Aga Siret, viimase 10 jooksul oled sina hakanud tundma eriti huvi just sellise õnneliku vananemise suhtes ja külastanud väga palju erinevaid kliinikuid maailmas ja uurinud seda, et räägi natuke seda tausta, et miks sa üldse seda hakkasid uurima ja kuidas sa otsustasid selle üldse Eestisse tuua? No kõigepealt happy aging see nimi tuli sellest, et anti on negatiivne, aga tegelikult me tahame ju tervena ja positiivselt ja õnnelikuna ja heas enesetundes vananeda, et sellest tuli siis happy ja me oleme proovinud seda anti-agingut ka tõlkida eesti keelt, ei ole leidnud häid sõnu ja niimoodi siis tuli see bränd Happy Aging. Minu väga suur kirg on tervis ja tervisega tegelemine ja ma usun sellesse, et kui tegeleda tervisega teadlikult ja regulaarselt, siis me suudame vältida haiguseid ja oma nõrgad kohad võib-olla pöörata tugevuseks või vähemalt need ei avaldu, need nõrgad kohad. Ja üldse maailmas on see väga nagu praegust viimase 10 aastaga on see nii tohutult arenenud ja kui me läheme ma ei tea, Kesk-Euroopa või ma ei tea, suurtesse raamatupoodidesse, seal on ju nagu ma ei tea, sektsioonid täis raamatuid, aga selge on see, et täna üks särav kapsel puudub, mis tagab siis happy agingu, aga on palju uut, millega me saame siis keha bioloogilist vanust hoida nooremana ja on võimalik hoida oluliselt nooremana, kui on meie kronoloogiline vanus, ehk meil siis passis on. Aga see on nagu selline kompleksne lähenemine. Tegelikult me ei olegi siin Eestis midagi välja mõelnud, me oleme toonud parimad teadmised mujalt maailmast siis step by step Eestisse, kuidas tervisele lähenetakse. Ja ma olen isiklikult käinud siis selliseid esikohti proovimas ja teinud nagu heas mõttes tööstusspionaaži, ja siis vaatan, mis nagu toimib, mis nagu meeldib ja siis hakanud siis koostöös oma kolleegidega siin Eestis tegema. Kas sa oled enda peal ka enamused asjad ära katsetanud, mis sa ka täna teenusena pakud? Jaa, absoluutselt kõik. Siret on mu parim patsient. Keter, sulle mul ongi kohe 2 küsimust, et sina oled siis longevity ehk siis pikaealisuse arst, on ju nii? Ja sa oled suhteliselt hiljuti ehk siis 2025. aasta suvel alles lõpetasid Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Aga me oleme siin varem kuulnud sellest, kuidas longevityst, mingit ennetusmeditsiini, menopausi üldse nagu arstidele ei õpetada, kas siis nüüd on õpetama hakatud? Ja teine küsimus kohe sulle, miks see sind nii väga huvitab, arvestades seda, et sa oled ise alles nii noor? Lühike vastus on, et ei õpetata. Akadeemias üleüldse arengud käivad päris aeglaselt, et selleks, et õppekavad muutuksid,
läheb üldiselt päris kaua aega. Ja kuigi see teema on väga palju populaarsust nüüd kogunud, meie muidugi elame selles enda mullis ka, et tundub, et kõik räägivad sellest, on ju, siis see ei ole veel jõudnud kindlasti nii-öelda mainstreami ja ei ole jõudnud akadeemiasse, et ennetusest me väga palju koolis ei räägi, endiselt on ikkagi õppe keskendunud haiguse äratundmisele ja haiguse ravimisele ja et see on nagu see põhiline fookus, mis meil on, mis on väga tänuväärne, see on väga õige, et see niimoodi on, aga jah, seal võiks olla natuke rohkem rõhku ka sellele, kuidas üldse inimest tervena hoida, et kui ma hakkasin kooli kõrvalt tööl käima, perearstina, intensiivraviarstina, EMO-s, aga eelkõige perearstina tuli seda hästi palju välja, et inimesed tunnevad huvi, inimesed küsivad, et aga kuidas siis süüa ja kui palju seda valku ja mida ma tegema pean ja milliseid vitamiine ma võtma pean ja mida ma pean koos võtma ja kas üldse on mõtet. Ja ma sain aru, et minu hariduses ei ole vastuseid nendele küsimustele, et ma ei oska vastata, kuigi ma olen koolis nagu väga tublisti õppinud, on ju. Et jah, nendest teemadest ei räägita ja kogu see nii-öelda longevity ja ennetava meditsiini õpe on toimunud siis iseseisvalt koolivälisest ajast. Kus sa siis õppinud oled või kuidas sa seda iseseisvalt õppinud oled? Peale 6 aastat meditsiinikooli lõpetamist on ja siis kui sa soovid spetsialiseeruda arstina, siis sa lähed residentuuri. Sa tahad saada kardioloogiks, radioloogiks, lastearstiks. Mina ütlen, et minu residentuur on viimased 2 aastat juba käinud, ise enda residentuuri kujundanud, viimased aasta ja pool siis Siretiga Happy Agingus. Et kõik algab ise kirjanduse lugemisest, et kuna selles valdkonnas ei ole avalikkusele kättesaadavaid ravijuhendeid ja selliseid selgeid juhiseid, nagu on tavameditsiinis, on ju, siis sa pead tegema sügavsukelduse teaduskirjandusse, oskama seda lugeda, oskama seda tõlgendada, saama aru, milline on usaldusväärne uuring, milline mitte, vaatama, mida nimed maailmas teevad, mida teeb Ameerika eelkõige, aga ka Euroopa. Ja niimoodi lihtsalt harima, lugema ennast. Siis teine step on hakata otsima endale mentoreid, on ju, hakata otsima siis neid, kes on selle teemaga juba tegelenud, arstid üle maailma, võtta ühendust ja õppida siis nende käe all ja niimoodi on see siis meil Happy Agingus olnud. Ehk siis tegelikult te teete nagu tagurpidi meditsiin, et kui sa koolis õppisid, kuidas haigusi ravida, nüüd sa paned selle sama teadmise tagurpidi, et just. Kuidas seda sama haigust ennetada. Just täpselt, et see ongi olnud hästi huvitav, et selleks, et seda tagurpidi meditsiini teha, sa pead väga täpselt saama aru, kuidas inimese organism töötab. Et sa pead fundamentaalselt aru saama inimese füsioloogiast, et osata üldse mõelda, et kuidas siis neid nuppe keerata ja seda füsioloogiat mõjutada, et läbi selle nii-öelda ise tehtud residentuuri ma olen nagu oluliselt rohkem kinnistanud neid teadmisi, mis ma algselt arstiteaduskonnas õppisin, kui siis nii-öelda perearstina või intensiivis või EMO-s tööd. Sul on ju kindlasti vanemaid sugulasi, kas sa nende peale oled katsetanud ka oma neid teadmisi, mida sa järjest omandad? Neid ma nii-öelda värban Happy Agingusse kõige rohkem, on ju, et ma ilmselgelt hoolin nende tervisest ja põhimõtteliselt kogu mu perekond vaikselt rakendab neid põhimõtteid. Ja on näha mõju ka? Absoluutselt, jaa, et tasapisi on ju, et see on maraton, mitte sprint ja kõigil on enda asjad, et sellist puhast longevity't saab teha vähestega, et ikka on mingid allolevad probleemid, eriti juba mu vanematel sugulastel on, et siis hakkad tegelema algselt nendega, kellel on veresuhkur, kellel on vererõhk, kellel on kehakaal, kellel on menopaus ja siis ehitad sinna peale siis. Siret, seleta sina ära nüüd hästi lihtsalt inimestele, mis on see kronoloogiline vanus ja mis on see bioloogiline vanus ja ütle ka seda, et mis su enda kronoloogiline ja bioloogiline vanus on? Kronoloogiline vanus on see, mis on meil passis ja ID-kaardi peal. Bioloogiline vanus on see, et kui millises eas on sinu rakud. Ja bioloogilist vanust saab mõõta, võib-olla mitte nende trennikaaludega, mis pakuvad ka teatud statistika. Mulle pakkus 33. No ütleme, bravo. See oli 5 aastat tagasi või siis ma olin 49 vist veel. Meie oma kliinikus mõõdame bioloogilist vanust koostöös ühe Hispaania laboriga ja see meetod on telomerid ja telomeraas. Sisuliselt on need kromosoomid ja siis on kromosoomi otsakesed, mida nimetatakse telomerideks ja vananedes nad lühenevad ja seal võib olla kiirendatud vananemine või siis aeglasem. Meie eesmärk on see, et
see ei oleks väga kiire ja sealt saab seda telomeraasi mõjutada elustiili ja teatud siis teraapiatega, et aga see on selline üks diagnostika, mis nagu ütleme, et on diagnostika vereproovist, läheb Hispaania laborisse ja me saame teada, milline on su bioloogiline vanus. No ma ei ole nagu värskelt teinud, aga kui me alustasime seda diagnostikat 4 aastat tagasi, siis ma tegin ja sel hetkel oli see mul -4 aastat. Nüüd võiks uuesti teha, et vaatame, kuidas kliiniku käivitamine on mõjutanud, aga ma olen näinud teste, mis on +10 aastat, mis on -10 aastat, ma olen näinud, kuidas see tulemus muutub 6 kuuga, näiteks, et teeme siis selle telomeride diagnostika ja siis on nagu teatud siis arstlikud soovitused ja siis vaatame siis 6 kuu pärast ja 12 kuu pärast ja me oleme näinud väga positiivseid muutuseid. Ütleme niimoodi, et kui nüüd lihtsale inimesele seletada ära selle telomeri, eks ju, printsiip, siis ta on nagu tegelikult ju pommi süütenöör. Ehk siis, kui see süütenöör saab otsa, siis käib pauk ja siis on nii-öelda läbi. Et aga kas seda telomeri pikkust saab ka pikendada või me saame ainult tema lühenemist aeglustada? Tänapäeval me telomere pikendada ei saa ja ei tea, kas see on ka päris mõistlik, me saame aeglustada nende lühenemist ja me saame vähendada nende eriti lühikeste telomeeride osakaalu, nende eriti lühikeste nii-öelda pomminööride osakaalu, sellepärast need eriti lühikesed pomminöörid on need, mis siis nii-öelda kõige rohkem seda vananemist soodustavad, ehk me saame soodustada seda protsessi, et need nii-öelda eest ära koristada, et saaks need värsked ja pikemad telomeerid siis nii-öelda oma põhitööd teha, et võib-olla natuke keeruline seletus, aga ühesõnaga me saame seda mõjutada ja kui me koristame need lühikesed telomeerid eest ära, siis see parandab siis kogu seda rakulist tervist, sellepärast et nagu sa kirjeldasid, on ju, et kui see pomminöör saab otsa, siis tegelikult probleem ongi selles, et pauku ei käi, mis juhtub, on see, et see rakk jääb sellisesse zombi olekusse meie organismi. Et ta ei ole elus, ta ei ole surnud ja selles zombi olekus ta põhjustab kroonilist põletikku organismis ja see kiirendab kogu bioloogilise vananemise protsessi, seega me tahame need zombid eest ära koristada. Ühesõnaga, telomeer, kas ma saan õigesti aru, et see on siis see, et ma olen oma organismi viinud juba kuskile siis nii kaugele, et noh, siis sinu sõnastuse järgi käib pauk, on ju sinu sõnastuse järgi, rakud muutuvad zombiks. Ja. Enamus meie rakke kogu aeg uuenevad kehas on ju, jagunevad ja siis neil ongi selline teatud piiratud arv, kui palju nad nüüd uueneda ja jaguneda saavad ja kui see hetk saab täis, siis ongi see, kus siis ta läheb sinna zombi olekusse, me tahame need zombid siis eest. Ja ta ei ela ega sure see rakk siis ja selle tänu sellele ta tekitab seda madalafooni põletikku võib-olla, mida on nagu ütleme tavapäraste, ma ei tea, C-reaktiivse valguga on peaaegu võimatu mõõta, et seal on nagu, et selline ongi selline madala fooni põletik, mis teeb siin nagu lihtsalt öeldes vanemaks. Aga mis siis on, ütleme, need 2 lihtsat asja, mida muuta oma elustiilis, kui nüüd naised meid kuulavad ja on täiesti paanikas, et appikene, et palju mul neid zombitelomere on ja sest et ega tavameditsiinis see tõesti ei saa kellelgi paluda seda mõõta, eks ju. Et aga kas on mingid 2 lihtsat muutust, mida iga naine saab enda elustiili juba tuua kohe täna selleks, et nüüd kas neid zombirakke siis vaikselt organismi ära koristaks või mis oleks need lihtsad asjad, mida peaks inimene tegema? Vananemise mehhanisme on täna teadus leidnud 12 tükki. Et me praegust rääkisime nagu telomeride lõhenemiseks, madalafooni põletikust, siis tulevad vabade radikaalide kuhjumised, oksudatiivne stress, epigeneetika ja nii edasi. Et tegelikult teatakse vananemise mehhanisme ja kõiki neid mehhanisme saab mõõta, mida me ka teeme. Et, aga siit ärme nagu pikemaks lähme, aga selles mõttes see on nagu teaduslikult on see ikkagi päris kaugele läinud ja arenenud see valdkond, et siin ei ole lihtsalt, et vaatad otsa ja ütled, et olukord on selline, et tegelikult kõik need testid seda näitavad. Ma olen 51-aastane ja ma olen ise nagu hästi selline nagu sihtgrupp. Tuleb hästi palju uurida ja teadlikkust tõsta, et millised need tööriistad on, et sageli me räägime teoreetiliselt, mis on tervislik,
mida kõike võiks teha, aga teine asi on, kas me seda implementeerime. Kõik need klassikalised asjad, et ma ei tea, kui trenni pole ennem teinud, siis nüüd on viimane aeg teha, mitte ainult näiteks tõsta pulssi ehk kardiotreeningut, tuleb teha lihastreeningut, lihast tuleb teha pilatest, et kõik need väiksed lihased, ütleme, et hästi selline. Pilates treenib kõiki lihasid, ma igaks üks ütlen. Mina võin omast kogemusest ütelda, et näiteks mina tunnen oma geene, meil on üks diagnostika, et kuidas mina peaksin elama vastavalt oma geenidele. Näiteks ma varem näiteks võib-olla võtsin rohkem kui pokaali veini ja nooremana organism kabetas selle ära, siis ma täna tean, et mul ei ole seda mõtet seda koormust anda, niigi mu ressursid on vähenenud, vananemine on tegelikult laias laastus organismi ressursside järk-järguline vähenemine, siis oluline on võtta nagu koormus ära sealt, kus sul on need ressursid niigi nõrgad, see on nagu reegel 1. Ja ma olen teatud analüüse teinud, et ma tean juba teaduspõhiselt, kuidas ma enda organismile pean nagu lähenema, et ma söön according to my genes või eesti keeles siis, et mida geenid räägivad, laias laastus mulle sobib Vahemere dieet, muidugi väga paljudele inimestele, teistele ka. Ma tean geneetiliselt, mina võin kohvi juua, aga ei või veini juua. Ma tean seda, et ma olen nagu geneetiliselt mul on vaja B-grupi vitamiine rohkem võtta, sellepärast et mu närvisüsteem oleks siis rahulikum ja nii edasi. No ütleme, see on selline raamat, mis tuleb, et ma saan selle, ma kui väga teaduspõhiselt lähenen, ma liigun, mida ma söön, milliseid supplemente ma võtan, kuidas ma neid vahetan, milliseid analüüse ma teen, millal ma teen, kuidas ma kontrollin ja siis ma käin, arst aitab mind. Aga ilma selle paksu geeniraamatuta saab ikkagi ka inimesele nõu andes, ma olen vaadanud, et ega see ei ole just, see geeniraamatu tegemine ei ole just kõige odavam, aga teie muud teenused on palju soodsamad. Ma ütleks seda, et see geeniraamat on, ma isiklikult ütlen, jättes kõik nagu huvid kõrvale, see geeniraamat on ükskord elus, see on piibel kogu eluks, see investeering tasub kõigil teha, see ei muutu ja seda võiks juba teha nagu oma lastele, et sealt hakkab see pihta, et kuidas vastavalt oma geenidele elada. Kui me teeme peenemaid analüüse verest, siis on see, et mis situatsioon meil praegust on. Aga geneetiline, nagu see on nagu selline investeering ja piibel kogu eluks. Ja see on hüperpersonaliseeritud lähenemine. Loomulikult me saame elada nagu üldtuntud reeglite järgi, mis on meestele, naistele, vanadele, noortele, aga tegelikult, kui me räägime longevity'st, see on nagu hüperpersonaliseeritud lähenemine vastavalt sinu geenidele, vastavalt sinu laboratoorsetele mõõtudele, vastavalt sinu ressursside kadumisele, me suudame neid tagasi anda, me suudame neid nagu rätsepa tööna panna sulle tervist selga. Et just, et see investeering õigesse kohta, sest et inimesed paratamatult kuhugi nad kogu aeg ju investeerivad, kas reisidesse, kas riietesse, on ka muidugi neid, kes peavad väga jälgima, eks ju, mida ja kuidas, kes tulevad ots-otsaga kokku, aga kuna mina tegelen ka ja nii kaua aastaid juba laiemalt naistega, siis ma tõesti võin seda kinnitada, et tegelikult meie igapäeva toidulaud ja igapäeva kulutused võivad olla palju ökonoomsemad, kui me teame, kuidas oma tervist hoida. Ja ma nüüd jälle ei tee ka selles mõttes reklaami, aga et tõesti, et tee see teist ja sa tead, mida sa tarbid ja sa tegelikult päeva lõpuks hoiad raha kokku. Ehk sa tead ka siis täpselt, milliseid toidulisandeid tarbida. Võib-olla enamus neid ei ole vaja, mida sa oled sisse söönud, aga see üks, mida sul on just väga vaja, sa ei tule selle peale, sest sul puudub eelinfo. Aga kas seda Keter ikkagi saab kuidagi ka siis nende teiste analüüsidega kindlaks teha, et milliseid toidulisandeid mul just vaja on? Sa mõtled, et ilma selle geenianalüüsita? Just. Ikka saab, me saame vere järgi vaadata, on ju, et vaadata, mis seis on veres ja selle põhjal juba väga palju järeldusi teha, on ju. Me saame ka selle põhjal, et mis on kaebused, on ju, et nii kliinilise pildi järgi, et saab igatepidi, et saabki minna hüperpersonaliseerituks, nagu meil on Siret, on ju, täiesti peenhäälestatud ja see on kindlasti see suund, kuhu meditsiin liigub ja kuhu lõpuks tõenäoliselt jõuab ka nii-öelda konventsionaalne meditsiin, on see hüperpersonaliseeritud lähenemine. Hetkel me veel seal ei ole, et saab ka lihtsamalt, saab ka vähem nii-öelda hüperpersonaliseeritult, et vere ja kaebuste ja kõige selle põhjal ka absoluutselt. Minul tekkis nüüd huvi, et kui kallis see siis on? Ma ei ole vaadanud sealt lehelt.
No, see geenianalüüs piibel kogu eluks, see maksab 630 eurot. See on ikka päris, nagu öeldakse, hetkel meil on Siretiga plaan ja lootus, et me saame seda testi teha natuke taskukohasemaks, et kuna me teeme välismaa laboritega koostööd ja ütleme nii palju me ei saa ise tingida seal, eks ole, aga nüüd jah, meil on lootus, et saab natukene seal hinda sõbralikumaks teha. Ja ma tahtsin toidulisandite tarbimise puhul lisada seda, et see ise nagu mõtlemine, et ma ei tea, et mul on näiteks mul on nagu hästi suur magusavajadus ja siis ma näiteks ostan apteegist ja inimene ise võiks mõelda, näiteks verejoomi või tsinki või et ütleme, et niimoodi ja võtan seda, et näiteks siin on praegust allahindlus, et ma ostan seda ja siis ma võtan näiteks täna ja nädala pärast võtan jälle, et tegelikult toidulisanditel nad on taimsed preparaadid ja seal on nagu sellised lihtsad toidulisandid ja siis on nagu ütleme sadades hästi komplitseeritud või selliseid keerulisi aineid. Et tegelikult seda saab suunata spetsialiste, milliseid aineid võtta, kui pikka aega, millistest doosidest, aga üldreegel on see, et neid tuleb võtta iga päev, et saavutada selline tavalised nagu, ma ei tea, ikkagi nagu kuu või 2, et saavutada mingi selline toime ja see ongi hästi oluline, et nendega ei tohi ka mängida, et spetsialistid, siis selle valdkonna arstid ja teised meedikud oskavad seda nagu soovitada, kes on siis seda nagu rohkem õppinud, nende kohta lugenud teadusartikleid ja et see on omaette teadus. Aga Keter, sa oled värskelt lõpetanud Tartu Ülikooli. Kui palju teile üldse räägitakse toidulisanditest? Kas sina, ütleme, kui sa ei oleks nüüd selle pikaajalisuse kliinikus hakanud ise ennast harima, et kas sina perearstina oskaksid vereanalüüsidest vaadata välja selle ja soovitada inimesele, et oi, et teil on vaja, sest et ju hiljuti selgus uuringutest, et B-vitamiin, kui seda võtta üledoos, see on organismile väga ohtlik ja minu meelest seda B-vitamiini küsimus, milline B-vitamiin, neid on palju? B-vitamiini grupp, ütleme, siis üldiselt nad on grupeeringuna juba täna, eks ju, vitamiinidena väga paljudes riiulites ja seda väga kergekäeliselt, oi, et sul on kindlasti B-vitamiini puudus, võtta seda ja nüüd siis alles selgus, et tegelikult see on väga ohtlik, kui seda üledoosi võtta, et kas arstid üldse oskaksid soovitada, perearstid? Ei oska. Ei oska, et ei ole isegi sellist nagu spetsiifilist väljaõpet. Ei, absoluutselt mitte. Sellest me oleme ikka väga kaugel. Me oleme kaugel isegi sellest, et tegelikult, et enamus arstid üldse aksepteeriksid seda lähenemist ja et pigem ikkagi see dogma on see, et me saame kõik toidust kätte, meil ei ole ühtegi ainet lisaks vaja, ühtegi vitamiini, ühtegi mineraali, aga oluline silmas pidada seda, et kogu see supplementing või toidulisandite turg, see on palju enamat kui lihtsalt vitamiin või mineraal ja palju enamat kui lihtsalt mingi puuduse korvamine, on ju. Et need on samamoodi aktiivmolekulid, nagu ka ravimid, on ju, nagu ka farmaatsiatööstus, mida me kasutame mingitel kindlatel eesmärkidel, pigem arstid või Tartu Ülikoolis me sellest igal juhul ei räägi, et jah, see on selline nõrk koht, et perearstid ei oska väga seda soovitada. Aga kuidas siis ikkagi on, kas toidulisand, kas me saame kõik vitamiinid ja mineraalid toidust kätte või ikkagi on vaja juurde võtta toidulisandeid? Jällegi lühike vastus on see, et tänapäeval ei saa. Tänapäeval ei saa sellepärast, et ütleme nii, need juhised on selged, et kuidas meie tee poolest saaksime kõik kätte, mis meil vaja on. Kõik antioksüdandid, polüfenoolid, vitamiinid, mineraalid, kõik, mis meil vaja võiks minna. Kui me sööksime 7 erinevat puu- ja köögivilja vähemalt sellises 2 peo suuruses koguses iga päev, siis jah, me saame absoluutselt kõik asjad on ju teoorias kätte. Reaalsus on see, et keegi meist nii ei tee, ma olen ise longevity arst, ka mina ei suuda seda 7 kogust, on ju, erinevat värvi puu- ja köögivilju päevas ära süüa. Ja teine pool on see, et tänapäeva põllumajandus on lihtsalt nii palju muutunud. Meil ei kasva enam saadused mulla sees, on ju, need või muld ei ole piisavalt ja muld ei elame sisalda midagi. Just täpselt, ja siis teine pool on see, et mida see muld üldse sisaldab, on ju, et see, kuidas on põllumajandus muutunud, on väga muutnud seda toidu nii-öelda mikrotoitainete kvaliteeti
kvaliteeti. Ja näiteks lisada veel siia juurde Ketterile, et näiteks et see brokkoli, mis tuleb Eestisse ja nagu, ma ei tea, küpses autokastis või banaan või ma ei tea, õun, et see ei ole nagu selle toitainete sisaldusega, kui ta on nagu meil siin suvel kasvab. Või siis munad, kuidas on nagu liha, hormoonid, kõik see nagu see mürgised ained sees, mis tekitavad oksüdatiivset stressi ja vabade radikaalide kuhjumist. Aga ma tahtsin veel omalt poolt ütelda seda, et tuli ju siin kevadel välja see toitumise püramiid, riiklik toitumise püramiid ja tegelikult seal ongi meie poolt vaadates on see, et see on meestele, naistele, noortele, vanadele, kõigile üks sama. No reaalselt, kui seda nagu lugeda ja kui üks naine on ju kõike seda nagu sööb ära, mida seal nagu paisepukk on ju, siis sa oled reaalselt ülekaaluline. Et see ongi see, et siin lihtsalt meie nagu kontseptsiooni poolt vaadates on ju siin peab nagu toidulisandid juurde võtma targalt, et siis hoida oma organismi nagu funktsioneerimas ja tervena. Aga mis need toidulisandid on siis meie vanustel, naistel ja vanematel, 45 pluss naised, mis on see, mida meie peaksime võtma, kas see siis on, ma ei tea, seal, mis meil siin varem on räägitud, B12 vitamiin on meil vist varem räägitud. Jah, teatud kujul magneesiumid. Omegat on kindlasti räägitud. Nii, Ketter. Ja kinnitan seda kolleegide poolt, ma ei tea, võib-olla professor Toomsoo on siin nendest asjadest. Tema rääkis meil alkoholist, aga tema rääkis just nimelt vist ka meil ka sellest, kuidas on keskmine Eesti inimese tervelt elatud aastad on 58. 58 on see number ja okei, selge. No professor Toomsoolt tuleb väga selline tore legendaarne lause lihtsalt, et aju peab ujuma rasvas ja sealt tuleb see soovitus, et omega-3 45 pluss võiksid kõik nii naised kui ka mehed juurde võtta, et 60% meie ajust koosneb tegelikult omega-3 rasvhapetest ja selleks, et oma seda kognitsiooni ja nii-öelda teravust säilitada, on ju, see omega-3 on hädavajalik, et toidust me seda piisavalt ei saa ja see on näiteks üks lisand, mis on jõudnud ka konventsionaalsetesse juhistesse, et maailma, Euroopa ja USA kardioloogide koostatud nii-öelda rahvatervishoiu juhised ütlevad nüüd ka, et omega-3 on selline asi, mida peaks võtma juurde. Aga kohe, kui seda öeldakse avalikult välja, tekib sinna taha kohe äri. Kust üldse päriselt saada, sest et väidetavalt, eks ju, kõik need kapslid, kus on omega-õlid sees, need on ammu ilma liisunud ennem, kui nad sinu üldse huultele jõuavad. Ja see mu küsimus oligi, et kui ma lähen apteeki, kust ma siis tean, milline on see, millest mul on päriselt ka kasu? Sest et kõik ei suuda neelata seda kalaõli. Mina näiteks tean seda, et see on hästi oluline vahe, et kas see tuleb suurtelt kaladelt või väikestelt kaladelt. Näiteks mida väiksemad kalad on, seda vähem nad sisaldavad raskemetalle. Raskemetallid põhjustavad meil oksüdatiivse stressi ehk jälle seda vabade radikaalide kuhjumist, et näiteks mina tean, et mina võtan omegat, mis on anjoovistest. Ja mis on veel lisaks ka puhastatud raskemetallidest. Just. Et omega-3 on jah see preparaat, kuhu kui kuskile nagu investeerida, siis kindlasti see omega-3 on see. Kas seda omega-3 tuleb teha kuurina või siis võtangi nüüd nii kaua, kui lisan 120. Seda me ütleme jah, et see on surmani. Aga kuidas teda võtta? Kas ma võin lihtsalt suvaliselt neelata mingi hetk allada koos joon vett peale või? Koos toiduga kindlasti ja rusikareegel kõikide toidulisanditega on see, et kohvil ja omega-3 ja ka siis teistel peaks olema vähemalt tund aega vahet. See on hea, seda oli just Kaidi ka tahtis küsida, sest seda keegi ei seleta. Et kui sa võtad seda D-vitamiini ja jood kohvi peale kohe, et siis tegelikult pole mingit mõju. Kaidi, raisatud raha on olnud kõik need aastad. Aiga ma ei ole nii teinud, ma lihtsalt kuulsin seda kusagil. Ja D-vitamiin on ka rasvlahustav, et tegelikult te peaks võtma ka rasvasema toiduga. Aga siis on jälle see, mida ka ei teata ikkagi, et meil on ka ju kirjutatud, et rääkige toidulisandis, inimesed ei tea, mida ja kuidas võtta. Et kas ma võin võtta seda D-vitamiini ja C-vitamiini näiteks koos või peab neid eraldi võtma? Sellele küsimusele on vastus see, et
kui sa võtad koos toiduga D-vitamiini, sa jood sinna suure klaasi vett kõrvale ja siis võtad C-vitamiini, siis see toimib. C-vitamiin lahustub vees, tal ei ole otseselt toitu vaja, aga toit ei sega ka teda. Ehk siis kui sa sööd oma toidu, jood vett kõrvale, siis sa võid need mõlemad asjad võtta. Aga kui niimoodi lahterdada on ju, et mõned lisandid hommikul esimese asjana veega ja siis järgmised näiteks koos toiduga on ju. Näiteks raud, et rauda ei peaks manustama kindlasti piimaga ja on teatud ained, millega ta nagu paremini imendub. Näiteks raud koos foolappega, raud koos C-vitamiiniga. Ütleme, et võib võtta ilma, aga nagu selles kombinatsioonis me saame parema biosaaduvuse ja selle imendumise. Aga kas raud on üldse selline, mida ju vist niisama ei tohiks nagu võtma hakata? Ka D-vitamiin ei tohi niisama tegelikult. Mina elan ju siin samas kliimas, kus teiegi, eks ju. Ja minul ühel hetkel, meil ka kõik pere võtab D-vitamiini loomulikult talvel ja eriti, eks ju, lastele ka anname. Ja minul ühel hetkel ütles sisetunne, et ma ei taha seda võtta. Ja jätsingi katki, ei võtnud. Ja siis aasta hiljem lasin teha endale lihtsalt huvi pärast analüüse ja leidsin tuttav arsti, kes oli valmis siis natuke rohkem kui roheline, punane ja kollane neid lahti seletama mulle. Ja siis selgus, et mul on D-vitamiin 400, kui keskmisel eestlasel on 40. Aga mu tervis on väga hea, mul ei ole mitte midagi viga. Aga millest see asi võib tulla, et D-vitamiin on 400? Kas mu Itaalia juured mõjutavad seda? Aga see on vist pigem erakordne Eestis, ma arvan nii. Pigem erakordne, sõltub mis doose sa endale seal sisse sõid ka, on ju, aga see on üks koht, kus on väga tugev geneetika, et siin me lähme jälle selle hüperpersonaliseeritud meditsiini juurde, on ju, et seal samas geenipiiblis ka meil tuleb see D-vitamiini metabolism hästi selgelt välja ja kuidas osad inimesed ongi väga-väga efektiivsed imendajad, väga efektiivsed kasutajad, on ju, et neil see kestabki kauem, depood kestavad kauem, imenduvad paremini, et sina oled siis üks nendest patsientidest, et huvitav oleks su neid geene näha. Jah, enamus inimesi peavad võtma 80%, jah, aga on see 20%, mis on piisavalt suur osakaal inimesi, et mina ütlen, et sügise alguses teha test, see võtab sult, ma ei tea, 10-20 eurot on ju ja me saame juba oluliselt palju targemaks, aga 80% jah. Kohe jätkame jutuajamist Sireti ja Ketteriga, mis on väga põnev ja ma olen kindel, me saame veel väga palju põnevat teada. Aga me saame seda põnevat teada suuresti tänu Ecoshile, sest Ecosh on meie esimene koostööpartner, kes aitab podcasti Rokkidest 100 sinuni tuua. Ja kui sa lähed Ecoshi kodulehel nende e-poodi ja kasutad koodi 10020, siis sa saad kõik täishinnaga tooted 20% soodsamalt. Brit, mis seal sinu käes praegu on? Nii, kõigepealt siis me soovitaksime naistele Ecobiootik. Ja siin on nüüd tõesti fantastiline kooslus, siin on piimapebakterid, kiudained ja taimed ja teate, mis taimed siin on? Siin on saialill, kortsleht ja aasristik. Need on legendaarsed taimed, mis toetavad naise tervist. Ja loomulikult D-vitamiin. Meie kliimas, kus meil päikest on tõesti väga vähe talveperioodil, et D-vitamiini juurde võtmine on väga vajalik, et hoida oma tervis korras, hoida oma meel rõõmsana ja see sisemine päike säramas kogu aeg. Aga mitte kõigil, nagu sinul, kellel on D-vitamiini üledoos. Väga õige ja see tuli ka siit välja, et tegelikult kui vähegi võimalik, tehke oma perearsti juures analüüsid või omal käel tehke analüüsid, et saage teada, kui palju teil üldse D-vitamiini vaja on, et tehke endale kindlaks ja tarvitage oma terviseks häid Ecoshi toidulisandeid. Ma tahaks ikka kuidagi selle toidulisandite teema kuidagi hästi nagu lihtsalt inimesele, et selgeks teha, et saaks kasu ka sellest. Me mõtleme Maslow püramiidi peale, on selline alumine kiht. Ütleme, sinna alumisse kihti kuulub laias laastus oomega, magneesium, koensüm Q10, kui me räägime 45 pluss inimesest, nagu sa küsisid, on ju, siis just need kolm probiotikum näiteks. Probiotikum ja üldiselt ka B-grupi vitamiinid, millega võiks kuuri teha, kus on seda B12 ka sees. Aga nagu oomekat ütlesite, seda peaks võtma kogu aeg, aga nüüd ikkagi, kui perearst ei oska mulle seda rääkida, kust ma teada saan, mida ma peaks võtma, muidugi saab teie juurde tulla, aga et mida siis kuurina võtta ja mida siis võtta kogu aeg.
peabki spetsialistiga arutama või ütleme lugema. nii, et jah, et see ongi nagu üks selline asi, mida me seal kliinikus on ju teeme, et aitame neid skeeme teha, kõik seda asja lahti mõtestada. Omegat surmani, magneesiumit ka põhimõtteliselt surmani, kui me oleme 45+, ja teiste asjadega ma teen sellise lihtsa rusikareegli teile, et 3 kuud võtke, 1 kuu pausi, 3 kuud võtke, 1 kuu pausi, 3 kuud võtke, 1 kuud pausi. Et kui me paneme nii-öelda kõik need supplemendid ühte patta, on ju, siis kui sellist nii-öelda tsüklilisust teha, siis üldiselt endale sellega nagu liiga ei tee ja saab täpselt selliste tsüklitega nagu ka kasu nendest asjadest. Aga mis on ikkagi need, mille puhul tuleks kindlasti enne testida, et sa ei hakka lihtsalt niisama võtma, ma ei tea, nagu raud näiteks? D-vitamiin, raud, B12. Neid võiks kontrollida, võib-olla see ei ole nagu see kõige suurem oht seal, et midagi hakata võtma, vaid jah, et see, kui kaua me midagi võtame ja mis doosis me mingeid molekule võtame, et see on nagu pigem see selline koht, mida jälgida, et noh, näiteks kui me võtame selliseid anti-aging molekule või näiteks kurkumiin või sellised asjad, et seal on nagu sellised, need on sellised molekulid, millega peaks tegema pausi aeg-ajalt, mida ei tohi võtta liiga kõrges doosis, sellepärast et see võib hakata nagu natuke meie seda normaalset füsioloogiat häirima või siis näiteks mingid molekulid, mida meie keha ise toodab, näiteks ma ei tea, nakk ja glutatioon ja Q10 on ju, et kui me sellest aeg-ajalt pausi ei tee, siis me surume enda keha tootmise täiesti maha. Et sellepärast ongi mingid ained, millega peab neid pause tegema ja sellepärast ma ütlen selle rusikareegli kõigile, et tehke 3 kuud, siis 6 aega pausi. Aga nüüd, sorry, ma juba kuulen Britte. Ma veel hingan lihtsalt. Kas on ka mingid toidulisandid, mida peab kindlasti võtma hommikul ja mida peab kindlasti võtma õhtul? B-grupp ja Q10 võiksid olla hommikul kindlasti, õhtul võiks olla magneesium. Aga magneesium on ka erinevaid? Magneesium on erinevaid, aga üldjoontes, kui jällegi teha rusikareeglit, siis panna, et õhtul. Q10 ka pigem, selle ma ütlesin, jah. Ja, aga D ja C pigem hommikul. Ütleme nii, seal ei ole sellist kindlat reeglit, et noh, kuidas oma rutiini paremini sobib, et seal ma sellist nii-öelda ettekirjutust ei teeks. Kui te võtate magneesiumi, on ju, siis see on üks asi, mis aitab D-vitamiini taset hoida ja kui võtame suures koguses magneesiumi, siis ka jällegi see nii-öelda valem natukene muutub. Aga ma väga julgustan ikkagi naisi ka oma seda sisetunnet usaldama, sest et naistel see intuitsioon on ikkagi väga tugev, et ärge suruge seda alla, kui teil on tunne, et mingit asja kas te ei taha või ei ole vaja, et nagu sa ütlesid, alati on võimalik teha test ja teha selgeks, et kas päriselt vajad seda, on ju. Aga nüüd on 2 sellist väga moodsat toidulisandit. Üks on räni, mis on eks juuksed, nahkküüned ja väga paljud muud asjad ja teine on kurkum, ehk siis sama kurkumiin, mis sa nimetasid, et just seda süvarakkude põletikku või seda nii-öelda peidetud põletikku siis kehas langetada. Kuidas nende kahega on ja kuidas neid, sest neid väga palju soovitatakse ja öeldakse, et ka nüüd, kui me lähme hiilime siia menopausi teemasse ja varsti ma saan aru, et me võtame ka käsile selle minu testi, et siis menopausis naistele väga palju soovitatakse, et seda süvapõletikku nagu all hoida, et see põhjustab ka, eks ju, kaalu ja seda põletikku põhjustab ka stress. Et mis nendega on? Räni tõepoolest Eesti Vabariigis enamus inimestel defitsiit, et me teeme ka kliinikus seda sellist kiirdiagnostikat, kus me vaatame vitamiinide, mineraalide seisu ja seal räni on enamus inimestel maas. Seega räniga teha kuure absoluutselt hea mõte. Kurkumiin, suurepärane molekul, väga-väga võimas põletiku alandaja, ta tõesti toob väga häid tulemusi. See on jah nüüd selline molekul, millega on mõistlik teha kuure, mitte seda võtta iga päev aastast aastasse. 3 kuud siis üks just, kuur. et sellised 3-kuulised kuurid koos toiduga võtta. Õiges doosis 500 kuni 1000 milligrammi sõltub naisest, et kui me tahame nii-öelda sellise profülaktilises mõistes, et seda kroonilist põletikku alandada, siis 500, kui meil on juba naisega mingid konkreetsed põletikulised seisundid, näiteks liigeskaebused ja nii edasi, siis me teeme natuke kõrgemaid doose. Aga see on just siis niimoodi, et 3 kuud võtta, siis 6 aega paus või peaks see paus olema pikem? Üldiselt, meie kliinikus on ju, mõõdame põletikutaset, siis vaatame, kuidas pärast on, kuidas enesetunne on, 6 aega kindlasti pausi, et see on nagu selline miinimum.
et aastas 2 korda sellist kuuri profülaktiliselt oleks kindlasti hea mõte teha, et kui jätta jällegi sellised nii-öelda üldised numbrid siia. Kurkum on väga kehvasti imendum, et ütleme tavaliselt see, et me võime nagu panna, ma ei tea, riivideda kuskile ja midagi teha, siis ütleme, et sellest me neid terapeutilisi nagu annuseid kätte ei saa, et sellega peab ka arvestama. Aga sellepärast see Ecoshi kurkumiin ongi koos piperiiniga, et koos piperiiniga ta imendub paremini. Ja pipra ja piperiiniga ja see just. Aga mul on üks magneesiumi küsimus veel, sest ma just eile õhtul sattusin üks Ameerika arst on, keda ma jälgin, ka longevity arst. Mis ta nimi on? Dr. Berg oli ta, nii, ja temal oli just klipp magneesiumist, ma nägin seda eile. Ja kus ta siis tõi välja need erinevad magneesiumid ja rääkis nendest ja kuidas mingi magneesium imendub, et see kõige paremini imendub meile magneesiumglütsinaat, isegi kuni 80%. Jaa. Olen nõus. Oled nõus, ja et peaks võtma glütsinaati. Ja soovitaks võtta glütsinaati, eriti kui me räägime perimenopausist ja sellisest 45 pluss menopausist, kui on ka unehäired ja selline ärevuse foon ja võib-olla nagu tunded ja emotsioonid käivad niimoodi üles-alla, siis magneesiumglütsinaat õhtul on see, mis aitab, mis jõuab närvisüsteemi. Ma võtsin eile 3 tükki, aga jäin magama alles ikkagi kell 3. Ja teine magneesium on magneesiumtreonaat, mis ka sellist närvisüsteemi efekti toob, et need 2 on sellised molekulid, mida soovitada ja kui on kõhukinnisuse probleem, siis näiteks magneesiumtsitraat väga hea. Nii et glütsinaat, treonaat ja tsitraat, kui on kõht kinni. Ja me paneme need oma sotsiaalmeediasse kõik need vihjed üles. Aga kas ma võin ühe magneesiumi küsimuse veel küsida? No viimane. Et kui mul see glütsinaat, et ma tahan nüüd hästi magada, närve rahustada, võtan õhtul glütsinaati, aga mul on kõht ka kinni, kas ma siis võtan seda teist hommikul ja siis seda glütsinaati õhtul või? Just, jaa. Nii, aga lähme nüüd korraks veel selle DNA testi juurde, sest et ma juba kuulen, et kellelgi on huvi selle vastu. Ja kas selle testi raames te annate ka korraliku konsultatsiooni, et milliseid samme siis peab inimene tegema või ta teeb selle testi ära nii-öelda siis selle hinna eest ja selle testi ja siis ta peab käima edasi mingites konsultatsioonides, et kuidas see on üles ehitatud teile, kui keegi tõesti tahaks tulla ja seda investeeringut teha? Ütleme, esiteks see test on väga põhjalik, et inimene kuidas ta loeb, siis ta tegelikult ta saab sealt kogu info kätte, aga kindlasti on võimalik võtta tunniajaline, tavaliselt on see tund aega arstikonsultatsioon, kes aitab selle lahti interpreteerida, lahti mõtestada, et inimesed teevad nagu seda nii ja naa. Et võib ka ise pusida. Või enamus patsiente ikkagi meil tulevad konsultatsioonile, et sealt tuleb kogu see supplementing skeem välja, kõik need soovitused ja arst oskab natukene kaugemale mõelda nende geenidega. Ehk siis toidulisandite skeem. Just, toidulisandite skeem, sealt võib välja tulla ka see, et sul on nagu, ma ei tea, et nagu sa pead olema teatud näiteks kombinatsiooniga, ApoE, pead olema, et näiteks sul on soodumus Alzheimerile, näiteks seda näiteks see ApoE4. Jah, et sealt nagu nii-öelda sellest geenitestist välja ei loe, et paljud asjad on sellised, mida nii-öelda arst lihtsalt teab nende geenide kohta ja siis oskab nii-öelda juurde rääkida. Ja näiteks siin on siis nagu hoopis teine lähenemine, et kui meil näiteks Alzheimer kujuneb välja, siis on hilja kõigega selle alustada, aga näiteks kui sul on see nagu selline see nõrk koht ja kui sa hakkad nagu hästi teadlikult seda näiteks oomegat võtma selliseid tegema, selliseid proaktiivseid nagu meetodeid, siis nagu võib-olla on kõik hästi. Aga sa ütlesid, et siis on juba hilja, et kui hakkab juba välja kujunema, kas seda enam siis tagasi pöörata? No siis on juba väga ravimitööstus ja on nagu hakkavad tulema nagu uued molekulid, aga reaalselt siis on hilja. Et see on täpselt jälle see, et sul on juba krooniline haigus välja kujunenud, et ütleme, seda tagasi pöörata on sel hetkel oluliselt raskem või võimatu, kui hakata tegema, ma ei tea, 10, 15, 20 aastaid nagu õigeid samme vastavalt siis sellele, mida sul näiteks geeniraport või selline peenem veretest ütleb sinu keha kohta. See ennetav longevity meditsiin ongi just see, et varajaste inbalansside avastamine, tuunimine, mingi asjade mahavõtmine, et selleks, et sul ei areneks välja see sümptom ja krooniline haigus. Ja tegelikult ei ole ju eesmärk elada seda 20 aastat, võib-olla mõnel on, aga üldiselt on eluiga on väga oluliselt tõusnud.
lifespan inglise keeles. Kogu teema käib selle healthspan'i üle, ehk see terviseiga. Tervelt elatud aastad. Ja nagu ennem oli juttu, et kui nagu keskmine eluiga näiteks on umbes 82, meestel, naistel natuke erinev, sõltub ka riigist, aga ja kui ennem oli juttu ka näiteks 58-aastaselt on üks või mitu kroonilist haigust, siis tegelikult meil on ju seal üle 20 aasta vaja elada, üle 2 dekaadi ja tegelikult kogu point ongi selles, et me ka siis oleksime, meil oleks energiat, meil oleks rõõmu, meil oleks tegutsemisrõõmu, et me ei oleks virisevad vanamutid, et ütleme, me peame päris kaua tööd tegema, et me saaksime, et elu oleks täis elu nagu selle eani, et tegelikult sisuliselt, et mina ütleks, et see eesmärk võiks olla, et võimalikult tervena elada selle hetkeni, kui sa sured või lahkud. Tegelikult kogu point on selles, et võib-olla me ei tahagi elada 120, võib-olla seda kõik on juba nii palju olnud. Ei tea, mina küll vahel mõtlen, et mõtled appi, et pool elu on elatud, ainult pool on veel, et ma küll ei taha siit ära minna veel. Aga vaata, me peame 100 tervena elada, jaa. Kaidi, me peame 100-selt tegema episoodi rokkidest 100-ni, nii et meil ei ole variantigi, nii et meil on ainuke variant on elada tervelt, et me suudaksime naeratada ka 100-selt. Aga ühesõnaga, et kas ma saan siis aru, et kui inimene soetab selle testi, et siis sellele lisaks ta peaks veel võtma konsultatsiooni nagu lisatasu eest, et see ei sisalda seda? Nii on ja, et see ei sisalda seda. Momendil on niimoodi. Aga ma saan aru, et on head tuuled puhumas, et jõuda lähemale inimesteni. Tegelikult ikkagi ongi, et parim investeering on ikkagi investeering endasse. Ideaalmaailmas peaks inimene hakkama mõtlema oma pikaealisuse peale teismeas. Nagu sina. Vähemalt, nagu mina hakkasin. Mitte just. Nagu mina 48-sest. Et siis on. Nii et just, et ühesõnaga, et kui keegi meid kuuleb, ükskõik mis vanuses sa oled, nüüd on hetk. Hakata selle peale mõtlema ja elama siis juba paremat elu, eks ju. Sinu lihasmass on sinu vitaalsuse kapital nüüd selleks 100. eluaastaks, on ju. Et ta on üks selline kõige tähtsamaid longevity markereid, mis meil on. Sellest sõltub see, et kas sa 100-aastaselt iseseisev, on ju, sõltumata välisest abist, kas sa, ma ei tea, teed edasi pilatest, on ju, 100 on võib-olla minnes ekstreemumini, aga siiski. Mis sinu vanus oli? Nüüd on 54. 54 on, et te mõlemad sellised peri- ja menopausi on ju alguses, see on täpselt see hetk, et hakata sellele kõigele tähelepanu pöörama, et luua endale 20, 30, 40, 50 aastaks need kõige paremad eeldused, kuna mis selle lihasmassiga veel on, et üks asi on, et ta on meil see füüsiline kapital tulevikuks. Lihased on hästi metaboolselt aktiivsed, need kiirendavad meie ainevahetust, hoiavad veresuhkrut kontrolli all ja see ainevahetuse langus ja veresuhkrut on ka sellised muutused, mis meil peri- ja menopausis toimuma hakkavad. Et ühesõnaga see lihasmass on nagu mitmel rindel hästi oluline ja veel siia lisaks ka luude tugevana hoidmiseks. Et kui te küsisite enne, mis on selline üks lihtne asi, mida kõik saavad teha, siis maailma parim anti-aging või longevity ravim on trenn ja füüsiline aktiivsus, et see mõjutab kõiki neid 12 vananemise mehhanismi, millest Siret rääkis, on ju positiivselt, et vähe kui üldse on selliseid asju, mis kõike kogu seda bioloogilise vananemise protsessi mõjutavad. Aga väga oluline on ka siin rõhutada seda, et ka liikumine värskes õhus. Väga paljudes nendes ütleme jõusaalides ja treeningkeskkondades esiteks on väga suur õhuprobleem. Ütleme, kui inimesed ainult treenivad ka nendel kõnni- ja jooksulintidel nagu siseruumis nendes jõusaalides, et kuidas see nagu mõjutab? Ma olen alati seda mõelnud, sest ma ise olen pigem värskes õhus liikuja ja siis oma stuudios treeni, eks ju. Et kuidas see nagu mõjutab, et kas sealt, kas see võib olla ka vastupidise mõjuga, kui sa hingad teiste ju välja heidetud nii-öelda mürkaineid sisse või? Selge see, et ajutegevusele värskes õhus viibimine see on nagu ülioluline ja hapnikuga rikastamine. Me oleme hästi õnnistatud, meil on hästi palju loodust, meil on hästi palju puhast õhku võrreldes muu maailmaga. See õhuprobleem on meil läbi probleem mitte ainult trennisaalides, vaid me veedame enamus oma elu siseruumides tänapäeval. Meie kliima on ju. Just, et see, milline see õhu kvaliteet nendes kõikides kohtades on küsitav. Ma julgen väita, et kui me toome nagu
paneme pulgale, et sa teed trenni seal siseruumis versus sa ei tee üldse trenni, siis see on ikkagi oluliselt parem, sellepärast et noh, see nii-öelda füsioloogilised kasud tulevad ikkagi, on ju, need kemikaalid, need endorfiinid, need tulevad ikkagi ja kõik, mis ajutervist parandab ja ühesõnaga, et ideaal, värske õhk, mitte lihtsalt siis ka tänaval on ju, kus on jällegi heitgaasid, mida sa sisse hingad, vaid mets, aga parem kui mitte midagi kindlasti. Ja muidugi siinjuures peame ütlema valgust, et eriti kui meil on nagu praegust ei saa aru, eriti kas on öö või päev, et see nõks, kui on nagu natuke meil need palged tunnid või no hästi oluline on ikkagi nagu näha seda ja olla siis õues, et see valgus on tegelikult meil väga oluline ja tegelikult need lambid, päevavalguse lambid. Ja, need ka vanandavad. Kui me räägime nagu, ütleme, vananevast naisest, perimenopausist, menopausist, siis üks asi on ju see uneprobleem, millest on juttu olnud, aga siis selline depressiivne foon ja sageli ravitakse seda antidepressantidega, et võib-olla see juurpõhjus on nagu östrogen ja progesteroon ja selle langus. Ma tahtsingi öelda, et mis on hästi oluline, 2 korda nädalas tõsta pulssi. Et ütleme, kui me pulssi tõstame, see on ka selline, et on näidatud ju väga erinevate uuringutega, et kuidas see nagu seda ajukeemiat muudab ja ta hästi töötab sellist nagu antidepressiivselt. Nüüd, kui me räägime rasvamassist, siis on üks asi see nii-öelda totaalne rasvamass, aga kõige tähtsam marker selles kontekstis on see visceraalne rasv, ehk siis see organite vaheline raskude, et see on siis see vööpiirkonna rasv, mida me silmaga ei saa hinnata, see on toksiline, see on selline kroonilise põletiku kolle organismis, kiirendab kogu bioloogilist vananemist, tõstab su riski diabeedile, südamehaigustele, dementsusele, kõigele selle, mida me ennetada tahame, on ju. Üks suurimaid riskifaktorid ka erinevatele vähkkasvajatele. Mis on see üks asi, mida iga kuulaja saab teha, et seda vähendada? Kas seda põhjustab ka stress ja kortisol? Jaa, seda põhjustab ka stress ja kortisol ja need 2 asja kokku on ju, just need nagu naissuguhormoonide kõikumine ja kortisol on selline ideaalne kombinatsioon, et see visceraalne rasv saaks hakata tõusma. Mida teha? Igasugune nii-öelda teadlik tegevus selleks, et nii-öelda rasvamassi langetada, langetab ka seda visceraalset rasva. Nüüd see, kuidas sellele läheneda peri- ja menopausis on lihtsalt natukene teistmoodi kui varasemalt on ja, et mis need toidukogused peavad olema, mis see valgukogus peab olema, mis see kiudainete kogus peab olema, milline see trennirežiim, et see on nagu see, kus natuke tuleb teadlikumalt läheneda. Aga see valdkond, millega me tegeleme, on tervise optimeerimine, et kui me ennem rääkisime, et kui siin otsas on supertervis ja siit algab haigused ja kroonilised haigused, siis longevity ja ennetameditsiin tegeleb selle punktiiriga, mõttelise punktiiriga, mis on nagu supertervise ja kroonilise haiguse vahel. Ja meie eesmärk on saada rohkem sinna supertervise poole, mitte minna sinna, kuhu me ei taha. Kui kaua see siis aega võtab, et hakata nüüd neid elustiili muutusi tegema, et siis saada ka sellisele paremale positsioonile? See ei ole sprint, see on selline pikama jooks ja see tõrtubki, et kui tubli, kui hästi, kui palju on aega endaga tegeleda, tegelikult mina näiteks tunnen, et endaga tegelemiseks mul läks tegelikult tööpäev selleks. Et me tegelikult endaga, et selleks, et trennis käia, valmistada toitu, hankida toitu, vaadata valgust, olla õues, olla mediteerida ja olla rahulik täpselt. Just, et tegelikult ongi see, me oleme ikkagi ülitublid, kui me saame kõige sellega, me peame tegelikult oma ju põhitegevuse pere kõrvalt, töö kõrvalt saama veel sellega hakkama. Et kui me suudame midagi enda jaoks ära teha, on juba ju hästi. Absoluutselt, iga tööriist, tegelikult see on elukestev õppe. Ja kogu aeg me saame omandada mingit teadmist, mingit tööriista ja seda hakata praktiseerima. Kas või see, et ma ei tea, närin ühte suutäit, nagu õpin närima näiteks minut. Näridki minut ühte suutäit. Mida rohkem me suus ära närime, seda kergame meie seedetraktil, seda vähem võtab ta energiat. Näiteks, kui me närime toidu hästi suus läbi, siis me suure tõenäosusega ja sööme õiget kogust ja õiget asja, siis suure tõenäosusega pärast toitu me väsinud ei ole. See on jah õige, muidu ahmid kiiresti sisse ja nüüd peaks nagu siestat tegema. Aga kui sa võtad selle aja, sa oled nagu niimoodi tegeled oma toiduga, siis vahepeal ei ole seal Delfis või ei vaata meile ja ei helista. Ja kui sa tõepoolest nagu närid, siis organismil on sees palju vähem tööd teha. Ja näiteks see on ma võib-olla õppisin seda nagu, ma ei tea, 49 aastaselt, ma olen eluaeg teadnud, et närida tuleb nii palju kambaid on. Aga see ei tähendab, ma seda teen. Aga ütleme, et jälle, need tööriistad, mida me ise teha saame, jätame praegust need arsti nagu vastuvõtud ja kõik muu asjad kõrvale,
neid võib õppida nagu, ma ei tea, iga aasta, iga kvartal, iga kuu ja midagi nagu harjutada ja sisse viia. Et seda ei pea ka kõike korraga tegema. Muidugi, siis lähed ka täiesti stressi. Aga mis on, vot ongi see, et mida ma olen öelnud ka siin, et ma nüüd juba nende mõnede episoodidega olen ise saanud ka juurde nii palju teadmisi, aga see omamoodi tekitab nüüd stressi, et sa tunned kogu aeg, et ma ei peaks seda sööma või ma ei peaks seda tegema või tunned süüdi, et ma nüüd täna ei võimelnud. Ja siis see tekitab teistpidi stressi ja siis nagu üritad ikkagi, et sa oled niigi tubli. Ja see on tegelikult kõige õigem on mitte stressi minna. See on reegel number 1. Teie kliinikusse saab pöörduda ka menopausi vaevustega, teil on ka välja töötatud terve menopausi juhtimise programm, et räägime natuke sellest menopausist ka, see on väga oluline ja üha rohkem selline kuumem teema. Et mis on need peamised sümptomid, millega siis naised teie kliinikusse pöörduvad, et on perimenopaus, siis menopaus on 1 päev, mis on siis 12 kuud viimasest menstruatsioonist ja siis kogu ülejäänud ja seal me oleme kogu ülejäänud elu postmenopausis. Just, tänaseks umbes 1/3 siis oma elust vähemalt. Noh, see käib väga selle longevity alla, see on nagu oluline nagu verstapost naise elus, muideks ka meestel on, aga meestel nimetatakse andropausiks, mis on natuke hiljem. Võib-olla miks meie sellega tegeleme, me näeme, et naised on väga hädas, lisaks sellele, et ta käib kogu selle longevity alla ja tegelikult meie usume sellesse, et tegelikult nii palju saab ära teha nagu menopaus heaoluks ja kuidas organism muutub, me saame nii palju seda toetada, et see ei ole niimoodi, et nii ongi, nüüd ma ei tea, kannata ja siin on väga erinevad nagu lähenemised erinevates riikides, kas või Euroopas või mujal maailmas, et meie oleme sealt nagu väga palju nagu õppinud selle lähenemise kohta ja oma väliskolleegidelt, et miks me sellega ka tegeleme, on see, et ka see menopaus ei tule tühjast kohast, on ju, et nagu me rääkisime nendest 12 vananemise mehhanismist, on ju, bioloogilisest vananemisest, siis menopaus samamoodi toimub nende 12 mehhanismi siis omavahelisel koostööl, on ju, ja sealt see tuleb, on ju. Mis siis toimuma hakkab, on ju, perimenopausis esimesena hakkab langema meil progesteroon, meie selline rahustav hormoon, vastutab meie une, selle närvisüsteemi stabiilsuse eest, on ju, et me oleme sellised tasakaalukad, ei ole ärevad, see on esimene asi, mis hakkab langema ja siis hakkab kõikuma östrogeen. Seega me muutume tasakaalutuks ja ärevaks, isegi situatsioonis, kus ärevuseks pole põhjust. Ja ei maga enam tihtilugu hästi, et väga levinud probleem, millega naised tulevad, on unehäired. Et see vaevab neid võib-olla kõige rohkem, kui ma pean mingi asja välja tooma ja see on nagu see, millega väga maadeldaks. Enne kui sa lähed sümptomitega edasi, kuna selle une juba tõid mängu, siis räägi, mis selle vastu aitas, ma tunnistan ausalt, ma olen täna täiesti magamata, 4 tundi, ja siis sul tekitab juba see stressi, et sa oled seal voodis, ma tahan magada, ma tean, ma pean tulema hommikul siia, mul on 3 salvestust täna ja ma olen 4 tundi maganud. Ma jaotan 3 selle vastuse. 1 vastuse osa on unehügieen, 3 asja, mis me saame seal ära teha, 1 vastus on supplement ja 3 vastus on hormoonid, on ju. Kus need unehäired tulevad, on ju, põhiline on see, et meil see progesteroon langeb ära, seega kõige efektiivsem, number 1 nii-öelda ravi on selle bioidentse progesterooni tagasiandmine naisele, mis siis unehäiret põhjustab, on ju. Ja teine osa supplementingust siis magneesium, mis toetab väga seda poolt, kui naine on stressis, kui on kortisoolid kõrged, siis ashwagandha või rhodiola sinna juurde. 3. vastus on siis unehügieen, on ju, nagu beebid. Kindel magamineku aeg, kindel ärkamise aeg, see on number 1, kust me alustame ka insomnia patsientidega. Alati samal ajal magama, alati samal ajal ülesse ja see ärkamisaeg on see kõige tähtsam seal, et ka nädalavahetusel, et ei ole seda järgi magamist, vaid me hoiame ennast väga selge rütmi juures. Mul on küsimus, Siret, kas sa suudad seda teha? Ei, ma olen teoreetiliselt tugevam, aga ma püüan. Selles osas halb patsient. Tegelikult seda on ju, kui sa oled tegutsev inimene, on seda ülikeeruline. Minu jaoks on kõige raskem, et ikka tulevad mingid nagu telefonist mingid sõnumid ja minu jaoks on ekraan kõige raskem. Ja teine osa on see digitaalne detox, on ju, et hoida ennast eemal potentsiaalselt ärritavatest, stimuleerivatest ekraanidest, on ju, et kui sa tahad telekat natuke vaadata, do it, aga telefon, arvuti, kus tulevad need meilid, sõnumid ja ka sotsiaalmeedia sisse tund aega vähemalt ennem digitaalne detox ei vaata, 2 tundi eelistatavalt, et sa jõuaks ennast üles kütta. Ja minul aitab väga hästi, minul on selline hügieen, mul on
tund aega või pool tundi ma püüan õhu käes olla, õues käia, jalutada kuskil. Nagu õhtul siis? Just õhtul enne magaminekut ja siis soe vann. Ja siis ma hakkan nagu niimoodi chillima ja relaksima. Ekraani enam ei võta siis magamist ja siis ma võtan oma magneesiumpiigültsinaadi, kui tund samal ajal. Ja siis ma hakkan niimoodi rahunema. Näiteks minul abigas on selline, et ta ei suuda ka, ta on eluaeg harjunud, eks ju, tegelema kogu selle sotsiaalsusega ja temalt ma pean vägisi, selles mõttes vägisi kokkuleppel küll, eks ju, ära võtma telefoni, et ta saaks täielikult puhata ja meil ongi puhkustel, me teeme niimoodi, et mina kontrollin kogu, ma ei tea, GPS asju, mis on vaja, eks ju, milleks see telefoni tihtilugu puhkusel vaja on väidetavalt ja võtangi talt ära kõik seadmed, et ta saaks, et sa pead ka oma kaasale ütlema, et võta see kell mul ära. Ma olen saanud 2 õhtut juba kodus riielda, et sa oled nagu väike laps, kas ma pean selle telefoni sul käest ära võtma. Ja tulebki paluda üksteist teineteist aidata, sest et ongi erinevad, vaata nõrgad kohad on ja kokkuleppel, et tõesti võta mul see kell 8 ära, kui just keegi suremas ei ole ja mingi kriitiline, eks ju. Minul lemmik väljend, kas on keegi suremas? Ei ole, pane telefon ära. Mina ikkagi tšekkan veel õhtul enne magaminekut, et kas mina kirjutasin? Ei, et mitu jälgijat Rokkides 100 Facebooki ja tulnud juurde, palju vaadatud reels. Aga meie jälgijad, neid huvitab kõige rohkem see, et me rockiksime 100 Kaidi, nii et sa pead ikkagi telefoni ära panema hommikul, nautima meie jälgid. Nii, kas une kohta on midagi veel või lähme sümptomitega edasi? Ütleme nii, sellest une soodustamisest saaks veel palju rääkida, et külm tuba, kott, pime tuba, see soe dušš, meie ajule meeldib temperatuuri vahetus, see stimuleerib magamaminekut, sellepärast soe dušš ja külm magamistuba on midagi, mis ka seda nii-öelda aken lahti. Sest mina vahel tunnen, kui mul on ärevus, üks on need massaažiprillid, eks ju, aga teine just silmaklapid, need niisugused laiad, et ta ka kuidagi tekitab niisuguse mõnusa nagu sooja ja niisuguse hea tunde. Ja see on see kottpimedus. Jaa, kes peab olema niisugused, mul on niisugused hästi mõnus, suured ja ta on hästi pehme, selle mõttes, et aga miks on oluline, et mõni inimene ütleb, ma magan 4 tundi, mul pole rohkem vajagi, aga miks just selle longevity mõttes on oluline, et me magaksime ja kui palju me peame magama ikkagi iga öö? See on selline teema, mis ka nüüd on nagu, me oleme hakanud inimestena aru saama, et miks magamine oluline on, et sellele küsimusele praegu tuleb aina neid vastuseid, on ju. Fakt on see, et see on oluline, kui see ei oleks oluline, oleks evolutsioon selle ammu ära kaotanud, on ju, et me oleme nii haavatavad sellel 7-8 tunnil kõikidele loodusjõududele, on ju, aga järelikult see on nii vajalik, et läbi selle 400 000 aasta, millal me see inimliik on olnud, see on säilinud. Oluline kognitsioon, aju puhastab ennast öösel magades, et G-lümfaatiline süsteem on selle nimi ja siis toimub meie aju prügikoristus, ehk siis kõik jama, mis seal nii-öelda metabolismi ja ajurakkude elutegevuse jooksul on kuhjunud, see koristatakse öösel ära ja see toimub põhimõtteliselt ainult magades. Aga huvitav, kas see on ka individuaalne? Te kindlasti olete kuulnud Jaapani peaministrist, kes magab 2-3, maksimaalselt 4 tundi, kutsub inimesed öösel koosolekule ja tema ütleb, et temal ei ole vajagi. Et kas see, ja Trump samamoodi magab 4 tundi öösel, et tihtilugu need mingisugused tippjuhid väidavad, et nemad ei vaja rohkem und. Üks asi on väitmine, teine asi on reaalsus. Sageli sellistel tüpaažidel on, võib-olla ma eksin, aga ma mõtlesin, et see on minu subjektiivne arvamus, on selline motoorne rahutus näiteks üks asi. Sa ei suudagi enam rahulik olla. Aga see, et kuidas sa ütled, mis sul on ja mis on reaalsus, või 2 eri asja olla. Et see ei ole siis individuaalne, et mõned vajavadki väga vähe und ja mõned pikemalt. Kindlasti on inimesi, kes vajavad vähem, aga üldiselt on see 4 tundi on vähe. On ikkagi vähe, eks ole. Mis miinimum on, mis on see tervislik nii-öelda? 6-7, jah, et on inimesi tõesti, kes ongi terve elu 6 tundi, väga stabiilselt, on ju väga hea unekvaliteediga maganud ja siis ei ole vaja stressata, et oi, ma ei maga 7 või 8 küsimus ei ole tegelikult ajas, küsimus on selles, kui kvaliteedis tegelikult, mis tundega sa ärkad. Kas sa oled hommikul värske või ei ole? Vahest mõned inimesed, nad ei teagi, mis tähendab värske olemine hommikuti. Et jah, mida nagu uneuuringud näitavad, ongi see, et mis nagu tagab kvaliteetse une number 1 on regulaarsus ja siis ongi une pikkus ja une kvaliteet, on ju, et need kõik 3 on olulised, hetkel seisukoht uneteaduses on see, et regulaarsus on kõige olulisem, siis on see une kvaliteet ja siis on see pikkus, et jah, selline 7-8 tundi, võiks meil naistel ikkagi ära tulla.
nii, mis on veel need, mis mõjutavad naise enesetunnet siis menopausis, postmenopausis? Et mis sümptomitega Just, tullakse? just. Iga naise perimenopause on väga erinev, kuumahoogudest on kõik kuulnud, eks ole, et see on selline, mis kõigil seostub menopausiga ja seda ka enamus naistel on, et ta tõesti on ka üks kõige levinumaid sümptomeid. Kas te teate ka, mis seda põhjustab? Meie ajus on hüpotaalamus on siis temperatuuri regulatsiooni keskus, meie aju on paksult täis östrogeeni retseptorid on siis sellised väiksed struktuurid, kuhu peale see hormoon mõjub, et ta nii-öelda saaks oma seda toimet avaldada. Meie ajul on väga vaja östrogeeni, meie põhinaissugu hormooni ja sellel temperatuurikeskusel samamoodi ja nii, kui see östrogeen hakkab kõikuma, läheb see temperatuurikeskus segadusse, ta ei saa enam aru, mis toimub ja siis sealt hakkavad need. Mul on praegu ja mul käib seda nagu üliharva, mul ei ole neid kuumahoogused eriti ja vot hetkel ma juba istun siin vist juba mingi 3 minutit ja tunnen, kuidas Aga kas neid annab ka ära hoida? Et kõik neid öiseid higistamisi ja neid päeva jooksul kuumahoogused, kas näiteks minul neid ei ole? Kas seda annab elustiiliga või mingi asja korrigeerimisega ära hoida? Mida optimeeritum on see elustiil ja mida parem on see elustiil ja mida parem on üldine tervis, seda leebemad üldiselt on ka menopausi sümptomid, aga seal ei saa tuua 100%, et tihtilugu on see, et või mitte tihtilugu, aga on nii, et naine teeb kõik õigesti ja menopaus on ikka nii raske ja seal üldiselt aitavad siis lõpuks ikkagi ainult hormoonid, on ju. Aga kas need menopausi raskused, vaegused sõltuvad ka kehakaalust? Jaa, sõltuvad küll, jah. Siis on ju väga oluline, mis tekib liibidoga, et sul tegelikult huvi seksuaalsuse vastu langeb. See on hästi levinud ja ka tupekuivus, et siis on see viseraalne rasv, mis tekib siia. Tegelikult see kõik on see baas, et tegelikult nende kõikide asjade vastu aitavad ühed samad asjad sisuliselt. Õige elustiil, siis puuduste korvamine ja kui võimalik, siis selline nagu rätsepatööna nagu bioidentsete hormoonidega siis uuesti selle nagu sulle harjumuspärase nagu kleidi selga õmblemine, hormonaalkleidi. Et see tähendab seda, peab tulema ikkagi ja tegema siis analüüsid, et teada saada, mis siis üldiselt küll, aga üks asi küll, millega ma siia, infokill, mille ma siia jätaks, on see, et just tupekuivus, valulik vahekord, näiteks kui põiepõletikud muutuvad sagedaseks järsku 45+, on ju, et see on üks asi, mis on ka märk sellest östrogeeni langusest ja seal meil on väga efektiivne ja väga selge ravi on lokaalne östrogeen, ühesõnaga, mis ei ole üldine hormoonasendusravi, seda me ei võta sisse, see ei avalda toimet kogu organismile, ta toimub ainult lokaalselt ja ta ravib need põiepõletikud, ravib selle tupekuivuse, ravib valuliku vahekorra ja sellega nagu nii-öelda naiste elukvaliteet võib oluliselt tõsta, et see on isegi käsimüügis see ravim, et kõik teaksid, et ei pea kannatama põiepõletike käes, ei pea võtma tihtilugu antibiootikume, vaid ta on vaja seda lokaalset östrogeeni. Ja muidugi need põiepõletikud, need on juba ka sellised päris rasked teemad, aga nagu sageli võib-olla naistel lihtsalt, et ma ei tea, see ei ole enam nii, nagu oli vanasti. Ja võib-olla nagu mees tunneb ennast puudutatuna, ise mõtled, et kas see ikkagi nagu, aga tegelikult on seal nagu, ja ei olegi põiepõletikku ja võib-olla ei ole midagi valusat, aga lihtsalt on ju see asi muutunud. Et aga sellel on ka nagu väiksed asjakesed. Kas te olete saanud tagasisidet, et toimib? Ja see on nagu selline asi, mis nagu maailmas ka ikkagi räägitakse sellest praegu palju ja sellised menopausi eestkõnelejad ka väga seda propageerivad, et naised teaksid sellest variandist, et ka teised arstid teaksid, et naised tulevad nagu günekoloogi juurest, perearsti juurest nende muredega ja nad ei ole saanud abi, kuigi tegelikult see abi on väga lihtne lahendus. Kuidas selle käsimüügis selle nimi on? Vagifem ja seda tuleb 2 nädalat iga õhtu kasutada ja siis edasi 2-3 korda nädalas. Üks väga oluline asi on igasugused wellness-protseduurid, kord nädalas massaaži, selline saun, vann, lõõgastused või keegi teeb mingisugust nagu, ma ei tea, mingid teraapiad, et see tegelikult on sinu aeg, sageli me ei suuda ise aega võtta, need ülipalju aitavad kaasa või saunas käia või nagu mingisugust, ma ei tea, kas või kosmeetikus käia, et millega sa nagu lõõgastad ennast. Et see on hästi väga oluline. Hellitad ennast. Ja, või siis kuulata mingit muusikat, mis nagu tõstab, annab sulle nagu sellist heaolutunnet.
jah, ja isegi kellel ei ole võib-olla vanni kodus või saunast, eks ju, rääkimata, siis ka duši all panna vannitoas vaikselt muusika mängima, et kui on ka pere ja lapsed ja ei olegi võib-olla küünalga põlema. No just küünalga põlema, et kui ei ole seda nurka, kus võtta seda omaette aega, sest kogu aeg on lapsed keegi, eks ju, aga et noh, et kui sa oled duši all, no keegi üldiselt ei tule vast tülitama, eks ju. Muidugi selles vanusel naistele väga palju väikseid lapsi ei ole, aga ikka on, võib-olla. Ei no ikkagi või noh, et siis... Või siis lähed koos oma kaaslasega vanni, panete need küünlad sinna vanni äärde. Sõltub kaaslasest muidugi. Sõltub kaaslasest, väga romantiline, peab olema jah vann. See ongi romantiline. Et tõstaga tuleb leida need asjad. Igaüks leiab enda. Aga selles mõttes jah, et tõesti jäägu see kõlama, mis Siret ütles, et need enda väiksed rituaalid, et see aeg iseendaga kas või lihtsalt olla vaikselt ja kuulata vahepeal, mis su enda mõtted räägivad, et see on tõesti hästi oluline. Või kui hommikul näiteks teed meiki ja näiteks eeldame seda, et näiteks teised pereliikmed on ära läinud, no paned nagu mingi oma muusika peale, võtad selle oma aja, värvid neid ripsmeid teise tundega. Juba see annab päevaks nii palju juurde. Väga õige, just, väga õige. Aga nüüd lõpetuseks veel, et kui te mõlemad, andke nüüd lisaks juba sellele väga heale nõuandele, mõlemalt veel sellist 3 lihtsat nõuannet, mida nüüd peaks tegema, et siis elada terveni 120-ni. Ma annan sellised püramiidi baasi vastused, aga ilma selleta ei ole kogu sellel muul asjal ka mõtet, on ju. Et hoia inimesi enda ümber, sotsiaalne võrgustik, lähedased suhted, üks kõige tähtsamaid nii-öelda eelduseid õnnelikult 100-aastaseks elamiseks. Tee trenni, see toimib kõikidele vananemise mehhanismidele efektiivselt. 3, mõtlen, kas öelda, et tee uni oma prioriteediks või mediteeri või kasuta vaagusnärvi stimuleerivaid seadmeid, et see nii-öelda Oot, mis see vaagusnärvi stimuleerivaid seadmeid? Meil kliinikus on selline huvitav seade nagu Pulsetto, mida me paneme IV-teraapiate ajal patsientidele kaela. See stimuleerib vibratsiooniga siis vaagusnärvi, meie keha kõige pikem närv, ja seda stimuleerides siis see aitab närvisüsteemi viia sellest võitleja põgenest siis seedi ja puhka režiimi, et teeb sama efekti, mida meditatsioon, lihtsalt meditatsioon võib kõigil ei ole nagu lihtne praktika, mida alustada ja on natukene nagu keeruline teha harjumuseks, siis need seadmed on üli hea viis. Kõige olulisem, et sea ennast prioriteediks. Oma tervis, oma harjumused, oma aeg ja tõsta teadlikkust ja räägi spetsialistidega, et nii palju asju nagu muutub ja nii palju uusi asju on ja nii palju asju on see, mida sa saad ise teha ja mida aitavad sul siis teha spetsialistid, et või nõustuda sind ja võib-olla juhendada sind. Teiega võiks rääkida veel kaua. Võiks rääkida homseni. Aitäh teile mõlemale. Suur tänu.